Liblikõielised kultuurid pasviportfellis ei ole vähem tähtsamad. Siin on mitmeid uudiseid ja rõõm on nendest teile rääkida. Esimese asjana herbitsiid, mida me pikisilmi oleme oodanud, Quorum pluss TASS lahendus on olemasolevate herbitsiidide juures ikkagi kõva edasiminek. Me saame pritsida tärkamisjärgselt erinevaid umbrohtusi, mis meil on tüliks põldudel ja kuna tegemist on kontaktse herbitsiidiga, siis me saame palju efektiivsema umbrohutõrje efekti. Minnes konkreetsemalt tootesse sisse, Quorum pluss TASS, see on kombinatsioon, kus ongi kleepaine lisatud herbitsiidi juurde, et efektiivsust suurendada. Quorumi 2 toimeainet, imasamoks ja pentasoon, need on meile teada tuntud üks siis Clearfieldi lahendusest ja teine Pasagrani lahendusest. Need on kokku pandud ja mõlemad nad toimivad peamiselt ikkagi kontaktselt umbrohtude suhtes. Mõeldes kasutusaja peale, siis nii hernel kui oal, liblikõielistel kultuuridel, seal alates kasvufaasist 12, herne puhul see kasutusaeg on natukene pikem kui oa puhul, herne puhul 39 kasvufaas, oa puhul 25 kasvufaas. Peamine soovitus on kasutada Quorumit ja TASSi võrdsetes normides ja kõige paremad tulemused oleme saanud praegusel hetkel ühekordse pritsimisega, kui kulunormiks ongi 1,25 liitrit hektarile, kuhu on siis 1,25 liitrit lisatud ka TASSi. Aga on ka lahendus, et saame jaotatult pritsida. Kui ongi hea soe ja soodne kevad, siis teen esimese pritsimise poole kulunormiga ja teise pritsimise seal nädalase vahega veel poole kulunormiga. Aga tähtis on siin ära märkida, et me peame ikkagi selle jaotatud pritsimise puhul teostama mõlemad pritseringid. See on ülioluline just umbrohtude hävitamise vaatevinklist. Ära peab märkima, et me püüame, et Quorum jõuaks siin registrisse võimalikult kiiresti ja sellel 2021 hooajal saab juba seda Eestimaa põldudel kasutada. Minnes veel süvitsi, siis 2 toimeainet, imasamoks ja pentasoon. Nagu ma enne ütlesin, imasamoks on sulfuroontüüpi toimeaine. Sulfuroontüüpi toimeained jätavad mulda väikese sellise järelmõju, aga ikkagi 80% sulfuroontüüpi toimeainetest mõjub ikkagi kontaktselt ja läbi lehtede. Ja pentasoon mõjub vägagi kiirelt, puhtalt kontaktselt ja ainult kontaktselt. Et sellest siit saamegi öelda, et tähtis on pritsida Quorum pluss TASS lahendust situatsioonis, kus umbrohud on tärganud. Just kõige optimaalsem selline esimese pärislehe staadiumis. Siit piltidelt võib näha Quorum pluss TASSi mõju, et kuna tegemist on sulfurooni ja pentasooni seguga, siis mõju ongi selline kohest kollendumist tekitav, et karekõrvik, nagu pildilt näeme, vaikselt närbub ja tekib selline kolletus. Sulfuroontüüpi toimeaine imasamoks jällegi mõjub natukene aeglasemalt, aga pikema aja jooksul, et tasub selline nädal-poolteist rahulikult asja üle jälgida ja küll see mõju ka siis välja lööb. Spekter on ääretult lai. Ütleks, et liblikõieliste kultuurides
erinevaid umbrohtusi tõrjumiseks kõige laiem, alustades siin hanemaltsast, mis on üks ülimalt probleemne umbrohi liblikõielistes kultuurides, või siis virn, või siis litterhein, või isegi kõrrelised umbrohud, mis saavad hävitatud imasamoks toimeaine poolt. Kesalill samuti, mis on vägagi tülikas ja koristusele tekitab väga suuri probleeme. Aga koosmõjus Dashiga ülioluline on, et koorum oleks sama kulunormiga Dashiga kokku segatud, sest et kleeppaine lisab väga tugevat efektiivsust just umbrohtude tõrjel. Ja siit diagrammilt me näeme, et sinine osa lisab erinevate umbrohtude puhul väga hea efektiivsuse. Näiteks kui ongi liblikõielistes kultuurides rapsivaris sees, et Dash on see aktivaator, mis tagab väga hea rapsivarise tõrje või samamoodi valge hanemalts ja virn. Et nende umbrohtude vaatevinklist Dash märgajana koorumi kõrval on ülioluline. Ärge seda jätke kasutamata. Ja spekter veel kord teie ette tooduna, et jah, on probleemseid kohti. Ütleme nii, et põldkannike jääb natukene lahjaks, aga enim levinud ja probleemsed umbrohud saavad väga laiapõhjalise kaitse koorum pluss Dash lahenduse näol. Pakuks välja 3 stsenaariumit, kuidas liblikõieliste herbitsiidi kasutus lahendada. Esimene lahendus oleks ühekordne kasutamine koorum pluss Dash võrdse kulunormiga. Olenevalt siis kasvufaasist tähtis on meeles pidada umbrohtude kasvufaasi. Umbrohud peavad olema tärganud. Selline esimene pärislehe faas just virna näol, kõrviku näol, maltsa näol. Teine lahendus, kui ongi soodsad klimaatilised tingimused kevadel, on väga vara juba sooja, siis võime ka jaotada pritsimist 2 ossa, et ka hiljem tärganud umbrohud saaksid tõrjutud. Aga siis, nagu ma ennist ütlesin, ülioluline on see, et need 2 pritsimist saaks tehtud. Esimesele poolele normile saaks järgneks kindlasti teine pool normi. Ja 3. lahendus on neile põllumeestele, kus ongi mailane ja kannike väga tõsiseks probleemiks. Mailast ja kannikest liblikõielistes kultuurides on võimalik meil tõrjuda stombiga. Meie teada-tuntud mullatoimeline preparaat, mis on just põldkannikese vaatevinklist selline väga tugev lahendus. Need oleksid 3 stsenaariumit, kuidas lahendada liblikõieliste kultuuride herbitsiidi pakett. BASF. We create chemistry.